Tere kõigile. Ma enne muretsesin, et mu teema on liiga keeruline või see ettekanne. Nüüd ma enam ei muretse selle pärast. Et tegelikult mina olen nagu Merlegi selle doktorantuuri puhastustule läbinud või põrgutule ja kaitsesin ära juba augustis. Ja mis mul nagu eriti head rõõmu teeb, et ma saan rääkida eesti keeles, et jube hea. Eelmine kord kui meil oli ettekanne, oli kesklinnas oli konverents, siis me rääkisime biosensorist. Kas keegi mäletab ka, mis asi see oli? Vaikus. Loomult biosensor on analüütiline seade, mis koosneb bioloogilisest komponendist ja siis hulgas keemiast ja füüsikast. Aga mina tegin oma töö siis sellest, et kuidas mõõta Escherichia coli't. Ja nüüd on küsimus on selles, et kuidas ma nüüd selle õdede kogu selle keerulise inimese asjaga ühendan, aga see on tegelikult lihtne. Kui te vaatate seda teist punkti, siis meie jämesooles inimesed ka nimetajad on suur hulk Escherichia coli't ja sellest tulenevad ka järgmised probleemid, et teda kasutatakse siis fekaalse reostuse indikaatorina. Ja leidub ka selliseid pahasid tüvesid, kes siis üritavad teile siis teie elu põrguks teha. Et me natuke räägime näiteks urotrakti infekteerivast Escherichia colidest. Ja siin on ka väike pilt on, et kui te satute kuskile skaneeriva elektronmikroskoobi alla, siis nad näevad välja sellised. Ja siis on ka rakumembraanist väike läbilõige, et seal on need märgistatud, on need, et kuidas me nagu ära tunneme selle kolla. Nii, põhiline, millega ma tegelesin, oli see, et kuidas hinnata, et kas vesi kas kõlbab ujuda või on tegemist siis solgiga. Ja ongi siis tegelikult 2 indikaatorit, see Escherichia coli, ka enterokokkidel tervet perekonda kasutatakse. Ja põhimõõtod ongi siis mikrobioloogiline, et kultiveerid, et kui läheb üle piirnormi, punane lipp üles, kui ei lähe, sulista edasi. Ma võrdlesin seda siis analüüsi siis, siin on 3 meetodit kokku ja nad töötavad väga erinevalt. Et esimene see kultiveerimine on siis elusad rakud, need, mis siis üles kasvavad. Et see on väga oluline meelde jätta, et mikrobioloogiliste meetoditega saate ainult need rakud või selle arvu kätte, mis üles kasvavad. Aga on sellised elukad, mis on elus, aga üles ei kasva. Et need jäävad määramata. Siis tehakse hästi palju molekulaarseid meetodeid, see on küll rohkem Ameerikas kasutatakse veeanalüüsis, et erinevad PCR meetodid. Ja seal me tegelikult ei mõõda mitte rakke, vaid nendes sisalduvad siis DNA-d või RNA-d, eks molekulaarne meetod. Ja 3, mida mina siis tegin, on siis biosensor, mis siis baseerub siis antikehal. Et me mõõdame siis Escherichia coli raku membraani või välismembraani valke põhimõtteliselt. Ja mis on siis igal meetodil, eks on omad eelised puudused, eks ju, mikrobioloogiline on standard, eks ju, molekulaarsega sa saad võib-olla kõige täpsema tulemuse, aga seal on ka omad saastusohud ja inhibitsiooniohud. Ja mida mina kasutasin või üritasin arendada, on siis see antikehaga biosensor, et mis on tema eelis, et see põhimõtteliselt võib seda teha ka automatiseerida, et seal samas ujumiskohas ujub see biosensori aparatuur ringi, et kogu aeg ja analüüsib. Aga on ka omad puudused. Siis põhimõtteline skeem. Siin te näete, on sellised erinevad munad. Ma küll kirjutasin graanulid, aga nad on ikka ümmargused. Et põhimõtteliselt ma teen siis sellise väikese kolonni, kus on palju siis selliseid 100 mikromeetrise läbimõõduga graanuleid ja see tuvastamine on 2-etapiline. Et kõigepealt ma kontsentreerin, et nendel munadel on küljes siis fragment inimese antikehast, mis seob nii Escherichia coli,
aga ka paljusid teisi baktereid. See on nii-öelda esimene mittespetsiifiline sidumine, siis pestakse see seostunud bakterid ja muu sodi maha ja siis on siis see teine etapp, kus ma siis panen peale siis nii-öelda fluoressentsmärgisega antikeha, mis istub siis Escherichia coli rakule ja siis ma saan mõõta, mitu bakterit proovis oli. Väga lihtne. Siin on siis sellest seadmest, et see on siis platvorm, on siis FIA-Lab 3500B. Siin on selline, võtta kas patarei on vist tühi. Lõunal on patarei. Okei, las olla. Ai, on käsi väriseb. Üleval on siis see nii-öelda selline platvorm FIA-Lab, siin on see mõõterakk ja siia nurka selline 20 mikroliitrine kolonn siis moodustub ja mõõdetakse siis fluoressentsi. Et siin on selline väike kolonn, siit siis ergastatakse ja siis mõõdan siis fluoressentsi. Kuidas ta siis töötab? Mul on ka ilusad joonised. Et kuidas siis iseloomustada seda biosensorit? Et ta töötab laias vahemikus 10 kuni 10/7 rakku, siis need mõõtepiir nii-öelda ja määramispiirid on piisavalt madalad, et kui ma panen sinna masinasse mitte milliliitri, vaid 150 mikroliitrit, et kui seal on ükski Escherichia coli rakk, siis ma selle nagu suudan ka ära mõõta. Aga on ka muid parameetreid. Et mis siis, kui siis mõõta midagi, siis alati on ka oluline see, et mille sees need asjad on. Et kui me võtame nüüd selle loodusliku vete, või nii-öelda suplusvete, siis siin on näha, et meil ei ole seda maatriksi efekti. Et see vesi koos selle igatsugu fenoolsete ühendite ja muu sodipodiga väga ei mõjuta. Et see taustasignaal jääb samaks, aga see signaali müra suhe nagu väheneb, eks. Et hakkab see asi kõikuma. Siis me tegime teste ka siis uriiniproovidest, et siis need Escherichia colid, mis siis põiepõletikku põhjustavad, ma näen, et enamused naised, kõik noogutavad mõistvalt, eks ju. Ja siis kui uriinist mõõta põhimõtteliselt sama sensoriga, siis just vastupidi, et on see maatriksi efekt, et põhimõtteliselt see tundlikkus siis umbes 2 korda siis väheneb. Et sellega tuleb arvestada. Nii, aga ma enne hüppaks tegelikult üle järgmisesse slaidi, eks ju. Kuidas me rakendasime, oli see, et ma võtsin ühe suve, võtsin proove Anne-kanalist. Kõik käivad seal ujumas, selline mõnus soe mülgas. Sõna otseses mõttes ongi mülgas, et seal läbivoolu ei ole. Ja kui ma võtsin siis nii biosensoriga, PCR-iga, mikrobioloogilise külviga, siis selgus, et tegelikult kõige suurem oli siis biosensor, oli absurdselt suur signaal. Siis oli kvantitatiivne PCR, mis oli siis suurusjärk rohkem kui külv. Ja külv loogiliselt oli kõige väiksem. Ja ilmnes ka korrelatsioon siis ka näiteks kolivormsed. On sellised elukad, mis on koljale sarnased, aga ei ole sama, eks. Sarnased liigid ja neid on ka hästi palju. Ja kuidas seda siis nagu lahendada? Ja selgus, et see sensor tegelikult, kui need Escherichia coli rakud ultraheliga sodiks lasta, ära lüüsida, siis signaal ei muutu. Kas see rakk on nagu fragmentidena terve, surnud või mis iganes, signaal on ikkagi sama. Et ainult siis sel juhul, kui me lõpuks siis lüsotsüümiga ka närisime neid membraane, no siis töötas ka. Ja kõrval on tabel, on siis sealt samast Anne-kanalist, portsu tüvesid isoleerisin ja mingid siis ka ikkagi istusid sinna sensorile, sest me kasutasime sellist poliklonaalset antikeha, et sellest tuli siis kogu see, et miks ta siis sedasi töötab. Siis sai testitud ka uriiniproovidel seda sensorit. Et töötas, siin on eks mõlemad skaalad logaritmiliselt, et siis see mõõtevahemik on suurem.
ja siin need tühjad on siis need nii-öelda patsientide uriiniproovid, mis said siis testitud. Aga see on nii-öelda põhimõtte küsimus, et state of art, et kas ta töötab uriiniproovidel või ei tööta, noh selgus, et põhimõtteliselt töötab. Et siin on ka võrdlus, on siis kultiveerimine, kvantitatiivne PCR ja siis seesama biosensor, et põhimõtteliselt et need suurusjärgud on samad. Kuigi noh, kui ma alustasin ettekannet, siis kõik nad mõõdavad täiesti erinevaid asju. Ja mis siis lõpuks välja tuli? Noh, siin on nagu ikka, on need biosensori parameetrid ja maatriksi efektid. Aga kui me võtame nüüd see põhitegevus, selle suplusvee proovid, siis tegelikult need elusad rakud, et kui me võrdleme seda kultiveerimisega, siis see on ainult 10% sellest biosensori signaalist. Suurem osa on siis seal katkised rakud, surnud rakud ja ka koliborgsed, et see mikrofloora või kõik need muud bakterid, mis seal keskkonnas on, need ka mõjutavad seda signaali. Sest miks ta oluline on see, et iseenesest Escherichia coli baasil neid biosensorid on tehtud kümneid, kui mitte sadu, et ta on ikkagi mudelorganism, aga kellelgi ei ole tulnud pähe nagu nii lolli mõtet, et kui võtta siis nagu päriselt võtta üks sensor ja proovida ta tööle panna ja siis selgub, et kui me võtame sellise nagu keerulise loodusliku keskkonna, nagu tegelikult on, suplusvesi ongi, siis enamik on tehtud polüklonaalse antikehaga, sest see on odavam ja seal on ka muud eelised. Aga siis sealt ta leiab üles ka palju selliseid asju, mille peale keegi tegelikult laboris ei tule. Ja mina isiklikult kardan, et ka monoklonaalne antikeha võib nagu seal igatsugu asju leida, sest lihtsalt see bioloogiline mitmekesisus seal on niivõrd suur. Okei. No, aga mina jätsin küsimuste aega. Teeme aplausi ennem. Palun, kas saalilt on küsimus? Ja samal ajal ma palun kõigil meie esimese paneeli esinejatel vaikselt võtta kohad sisse. Meil on 6 tooli lavale sätitud. Leidke endale mikrofon, vaadake, et ta on režiimi peal, sest me läheme kohe ühiste küsimustega edasi, rääkides doktorantuuri võlust ja valust. Aga palun, kas Eerikule küsimusi? Jaa. Ja tuleb küsimus. Jaa. Okay, first, congratulations, Eric. I have known you since 2015, so it's happy to see you're sharing your work with us. I'm going to now take you, now that you have defended your work and you have actually shared with us the pains from the lab to getting the results, how do you see the applicability of your research being scaled down to, let's say, for kids, considering climate change, the issue of global health, as we saw with the pandemic, where diseases can literally move from the global south across borders and affect here in North Europe? So the application scaling down and ma võin rääkida ja ma saan eesti keeles rääkida. Ja palun. Et tegelikult seda sensorit on rakendusuuring või rakendusprojekt, aga seda kasutatakse hoopis veterinaarias. Et on siis lehmalautades on see mastiidi probleem ja seal on siis 3 sorti, eks ju, on Staphylococcus aureust, Streptococcus uberis ja 3. oligi Escherichia coli siis patogeenne. Et seda 3 nagu korraga üritatakse siis testida, et tegelikult tehakse juba prototüüpi ja nii edasi, jah, et see on küll, jah. Aga selles mõttes, et veeanalüüsiks, jah, nii või naa. Pigem selles uriini analüüsis ta töötaks isegi paremini, sest seal on seda nagu seda backgroundi, neid muid elukaid nagu põhimõtteliselt vähem ja ka seda fragmente ja seda surnud rakke on vähem. Võib-olla isegi et vesi ongi tegelikult hästi, see looduslik vesi on hästi keeruline selline nagu keskkond, et mida mõõta. Nii. Ma ei tea, kas oli piisav vastus.